Ja taas on käes aeg sukelduda liiklusteemadesse ja Kerli on meil juba kuuldel. Enne kui sa ohjad nüüd enda kätte võtad, Kerli, on mul sulle üks väga konkreetne küsimus. Millal sa viimati udutulesid kasutasid? Tead, ma ei ole üldse kindel, et ma olen neid kunagi kasutanud. No võt, aga ma saan aru, et täna tuleb juttu just autotuledest. On nii? Jaa, me räägime millistes tingimustes, milliseid tulesid kasutada, näiteks udus, lumesajus, tihedas tuisus. Põhitõed on, et päevasel ajal me kasutame lähitulesid, pimedal ajal kaugtulesid, aga mis on veel, mida me peaksime teadma? Et päevasel ajal võib kasutada siis veel lähitule tasemel päevasõidutulesid ja udutulesid. Aga me oleme tähele pannud ühte probleemi päevasõidutulede kasutamisel, et kui läheb juba hämaraks, siis osadel autodel ei lülitu need automaatselt üle, mistõttu juht peab lülitama sisse lähituled ja ka ääretuled. Ja kui ta seda ei tee, siis tegelikult tagant liiklejatele jääb sõiduki tagumine ots pimedaks. Ja tegelikult kõikide autode puhul tekib see probleem ka päevasel ajal udus, kus päevatuledega sõites jääb auto taganttulijatele nähtamatuks ja seal peavad kõik juhid endal tuled ümber lülitama lähitulede ja ääretulede peale. Ühesõnaga on väga oluline, et udus ja pimedas põleksid ääretuled. Täpselt nii, et siis on auto nähtav. Kas lähituledega võib koos kasutada ka udutulesid, siis peaks ju nähtavus veel parem olema? Tavaolukorras udutulesid koos lähituledega kasutada ei tohi. Neid võib kasutada koos ainult halva nähtavuse korral. Ja jõudsimegi põhiküsimuse juurde, halb nähtavus. Mis on halb nähtavus? Halb nähtavus on tingitud siis ilmastikuoludest, kas ta on udu, sadu, lumesadu, et need põhjustavad siis piiratud nähtavust. Hästi, aga milliseid tulesid kasutada näiteks tihedasse lumesajus? Tihedas lumesajus tuleks kasutada udutulesid. Kaugtuled võivad põhjustada heleda ekraani auto ette, mistõttu ei ole teed hästi näha. Udutuli on selles mõttes hea, ta näitab lumesajust läbi või algustab auto esist teed, siis on võimalik sellega sõita. Aga udutuled koos kaugtuledega, kuidas neid kasutada või mitte kasutada? Nende osas tuleb jälgida konkreetsete tulede kasutamisreegleid, et kaugtulesid võib kasutada asulavälisel teel pimedal ajal ja udutulesid võib samamoodi kasutada ainult halva nähtavuse korral, et kui need mõlemad tingimused on täidetud, siis võib mõlemaid tulesid koos kasutada. Milliseid tulesid ma peaksin kasutama, kui on näiteks pinnatuisk? See on sarnane olukord lumesajule, et tuleks kasutada samamoodi udutulesid koos lähituledega ja hinnata olukorda, kuidas tee on valgustatud. Udutulede nähtavusulatus on 15–20 meetrit. Lähitulede ulatus 40–45 meetrit ja kaugtulede nähtavusulatus 150–200 meetrit. Kuna udutuled näitavad ainult paarikümne meetri kaugusele, siis on siililegi selge, et neid kasutades, eriti pimedal ajal, tuleb viia auto sõidukiirus väga madalale. Aga oluline on rõhutada ka seda, et tulede ümberlülitamisel, eriti kaugtuledelt lähituledele, tuleb viia oma sõidukiirus vastavusse uue nähtavusulatusega ja mitte sõita oma tulede ulatusest ette. Kiirusel 90 km tunnis läbib auto 1 sekundis 25 meetrit. Kaugtuled valgustavad teed umbes 150 meetri kaugusele, mis tähendab, et näeme objekte 6 sekundi kauguselt ja oleme võimelised ohule reageerima. Lülitades ümber lähituledele, mis valgustavad teed vaid 40 meetri kaugusele, tähendab see, et ootamatule ohule reageerimiseks jääb aega vaid 1,6 sekundit. Ka parima reaktsiooniga juht ei suuda sellisel juhul otsasõitu vältida. Kui nähtavus on maanteel tõesti väga halb, sajab tihedat lund, vihmasadu, siis kuidas oleks mõistlik käituda? Seisma jääda, mida teha? No, sõltub juhist ja kuidas ta hindab olukorda, aga kui on tõesti nii halb nähtavus, et teed on raske tuvastada, siis tuleks otsida ohutu koht peatamiseks. Et keset teed kindlasti saab parkida ja ka võib-olla natukene tee ääres parkimine võib
võib seada ohtu nii selle parkija kui ka teised liiklejad, kes siis seda sõidukit tee ääres ei märka. Ja kui nüüd leitakse see ohutu koht, siis kindlasti tuleks ka kasutada ohutulesid, kui on sõiduk tee ääres. Niisiis, kontrollige, et teie sõidukil oleks kõik tuled töökorras ja kasutage neid targalt. Head teed!